eriti oluline on peale sünnitust. Miks on oluline peale sünnitust osteopaadi juurde minna? Kas Marika räägib anatoomiliselt lahti? No, tegelikult isegi mõned naised on nii nutikad olnud, et nad on tulnud enne osteopaadi juurde, kui nad üldse on rasestunud. On tulnud, et keha ette valmistada selleks raseduseks ja siis nad on raseduse ajal käinud osteopaadi juures, et see osteopaat toetab seda, et keha oleks võimalikult vaba, pingevaba. Hästi hakkama saada. Ja endaga kontakt oleks võimalikult hea. Ja no peale sünnitust, et keha tagasi läheks normaalse asendisse, siis kõik see, mis meie keha on ju nii suured muutused läbi teinud seoses rasedusega, et see, et keha tagasi läheks oma loomulikku asendusse, see on ikkagi kergem, kui osteopaat seda natuke aitab. Sest sünnitusega langevad paljud siseorganid ptoosi, eriti kui sünnituslaualt palutakse järgselt püsti tõusta ja ei seota kõhtu kinni. Vanadest aegadest on mõistlik, kui on laps sündinud, ennem kui ema tõuseb, seotakse tugevasti kõht kinni või pannakse bandaas peale, et praegu on erinevaid asju, aga et just jah, naise keha toetada. Ja bandaas on vajalik selleks, et kui kõht kinni tõmmatakse, siis organid leiavad oma koha ise. Kui järsult püsti tõustaks, nad kukuvad sellesse tühjusesse, kui laps on välja tulnud. Ja teatavasti ju raseduse ajal meie sidekude on kõik elassem ja hormoonid venib rohkem, eks ju. Hormoonid toetavad seda. Aga tuleksin veel nõksud tagasi, et mida siis osteopaat täpsemalt teeb või kuidas see osteopaat täpsemalt aitab rasedat naist, et mis on need rasedate vaevused, mille puhul osteopaat appi tuleb? Seljavalud, verevarustushäired, turses jalad. Mõni käib liiga tihti pissile, mõni ei saa pissile. Et erinevad vaevused, mida ütleme ämmaemandad, tavameditsiin. Kas ei toeta või nad ei tea seda või siis annavad lihtsalt tablette selle asemel, et kehas pinged lahti lasta ja toetada keha. Aga ka ärevus, et kui on kehas ärevus, siis kõik muutub ja kõik on teistmoodi, et siis seda närvisüsteemi tasakaalustada, see on ka nagu mida me osteopaatias saame teha. Ja kindlasti närvisüsteemi tasakaalustamine ja kuna hormonaalselt on ka naisel suured muutused olnud, et ka see pool on see, kus saab toetust pakkuda osteopaat. Ja ma tooks siia välja selle ka, et raseduse ajal on hästi oluline lapse edasise elu jaoks 7. kuu. Et kõik, mis hakkab 7. kuul raseduse ajal toimuma, see on lapse arenguks vajalik, ehk siis juhib juba laps naise elu. Kõik, mis siis toimub, võiks varakult ära tasakaalustada, lahendada ja analüüsida neid olukordi. Jah, et kui isegi olulised on korterivahetused, autoostud, koerakassi võtmised. Okei. Mõjutused elus sellel ajal, jah? Jah, kõik mõjutused 7. kuu ajal. Neid hakkavad osteopaadid lugema lapse eludest. Et see pärast hilisemalt mängib suurt rolli siis? Just. Ja lapse arengus ja üldse ja psüühiliselt. Okei, nüüd me tulime juba päris väikese lapse juurde, et need väiksed 7-kuused nii-öelda embrüod olla, me räägime naistest on ju. Ja, aga ta 9 kuu pärast sünnib siia ilma, ta saab kunagi naiseks, kes saab samamoodi emaks. Kas ka kui on tüdruk, jah? Ja, kui on tüdruk. Tänapäeval võivad poisid ka emaks saada. No ja, tõepoolest. Et vastsündinu, kas tema peaks ka osteopaadi juurde tulema? No kui on mingid näidustused, siis võiks tulla, kui on keeruline sünnitus olnud, kui on refluks, kui navaga ei ole kõik korras,
jaa, on erinevad näidustused. nutab palju, ei lase magada. hästi, ärev. Ja kui vanemad märkavad seda, et beebi kehapooled liiguvad erinevalt. Ja on asümmeetriline üldse. Pea asümmeetrias või keha, et ühte kätt liigutatakse rohkem. Et ka sellised asjad. Just. Me jõudsime vahepeal sinna, et naine sünnitab, peale seda on tal vaja koheselt tuge, et oma nii-öelda suure muutuse läbi teinud organeid toetada. Kas peale seda on ka vaja taastumisprotsessis osteopaati hiljuti sünnitanud naisele? Kui ei ole ära seotud, kui ei ole toetatud organeid, siis veidi hiljem osteopaat saab neid tõsta, sättida oma kohta ja luua oma rütm nendele tagasi. Et igal juhul on naisel võimalik oma kehas ennast mugavamalt ja paremini tunda, kui ta on osteopaati külas. Kui on mingid lahklihalõiked tehtud või rebendid või siis ka tegelikult osteopaat saab pärast nende armidega tööd teha, mis on väga oluline, et vaagnat viltu ei hakkaks kiskuma. Jah, sellepärast, et kui on lahklihas, on rebendid või on lõiked, siis on ilmselge, et sinna poole hakkab selg ka viltu kiskuma. Ja seda ei tohi paika panna, ütleme, joonlaua või jõumeetodil. Et seda saab väga pehmete tehnikatega toetada. Kompenseerib keha mõne rebendiga siis. Et igal juhul, kui naised, kes on sünnitanud, kellel on suuremad rebendid olnud või siis ongi lahklihalõige tehtud, hea on osteopaadi juures lasta ennast üle vaadata, et keha oleks tasakaalus. Ja sinna ma tahtsin ka jõuda, sest need on mõlemad sellised tugevad traumad naise kehale. See ei pruugi alguses koheselt tunda olla. Naised tihtipeale peavad seda normaalseks sünnitusjärgseks protsessiks, eks ta ühelt poolt ongi. Samas on see, et keha vajab väga tuge ja kui sekkuda nende armide ravisse, mis on siis keisriarm ja ka lahkliha puhul, siis sellisel juhul on naisel võimalik võita parem tervis, parem rüht, vältida seljavalusid, vältida ka jalgade valusid, sest vaagen on selline nii-öelda keskpunkt, mis peab tasakaalus olema. Kui nüüd, võib-olla see ei ole ilus näide, see ei ole võib-olla ilus näide, aga kui me võtame vaagnat kui naise keha keskpunkti, et kui te vaatate ämblikuvõrku, kui see ämblikuvõrk sealt keskelt nihkesse lükata, siis läheb ju kogu ämblikuvõrk jookseb sellele kaasa. Samamoodi juhtub meie kehadega, sest kogu keha on üks suur sidekudede võrgustik ja kui meil on seal kuskil pinge, siis määrab see ka rühi ja nii edasi. Kompenseerib seda. Absoluutselt. Nii et kindlasti, kui on olnud keisrilõige, kui on lahklihaga teemad, käige osteopaadi juures ära. Millised etapid on veel naistel elus, millest me peaksime rääkima ja mis vajaksid kindlasti ka osteopaadi abi? Kindlasti on see, et kui lapsed on suuremaks kasvanud, siis on teatud vabadus tekib ja aeg ise endale äkki ja siis on üks oluline etapp ja peale seda saabub tavaliselt naistel 50-ndates, 60-ndates, tänapäeva naistel menopaus, kus hormonaalsüsteem annab juhtimise üle närvisüsteemile ja tekivad suured muutused, kes võtab rahulikult vastu, kes võtab õnnelikult seda vastu ja kes satub hirmudesse, paanikasse, valudesse. Need on olulised ealised kohad, kus tuleks keha toetada.